Tere, armsad sõbrad! See nädalavahetus on kätte jõudnud Easter, lihavõtted Austraalias, väga suur ja tähtis püha. Nii et võtame teid kaasa, me läheme see nädalavahetus kämpima. Ei lähe väga kaugele, umbes 10 kilomeetri kaugusele oma kodust, aga lihtsalt tahtsime kodust välja saada loodusesse. Nii et... Oota, mul sinna. Me ei ole käinud kämpimas mingisugune mitu aastat? 3 aastat ja lihtsalt siia ette lähme kunagi. Me oleme kämpinud niimoodi, et meil on olnud 2-toaline telk, siis me mingi aeg kämpisime mitu kuud niimoodi, et meil oli swag, mis on ka nüüd meil, varsti näete siis, ja me oleme kunagi kämpinud, mingi paar kuud niimoodi kämpisime telkidega ja me oleme kämpinud siis 4-5 kuud vänniga. Ja ses mõttes, et me ei lähe esimest korda kämpima kuskile telkima või midagi, aga lihtsalt me ei ole seda väga kaua aega teinud. Ja nüüd on õige aeg alustada uuesti kämpimist. Siin taganurgas juba näete, on kõik asjad, mis me oleme tellinud viimaste nädalate jooksul, nii et homme, kui jõuame kämpima, siis kindlasti näitame teile, mis meil seal kõik on. Me ossime tegelikult täpselt samad toolid, mis me ossime, kui me läksime esimest korda kämpima aastal 2020 lõpus. Ehk siis samad toolid, mis me 6 aastat tagasi ossime, meile nii väga meeldisid, et ossime need uuesti. Nii et homme näete neid ka. Aga täna... Sama telgi ka. Sama swagi ka veel. Aga mis meil täna vaja teha on, me läheme käime Bunningsis ära, ostame sealt mõned asjad, käime toidupoes ära, sellepärast, et homme on toidupoed kinni ja viimasena on vaja asjad pakkida autosse. Nii et see on tänane päevaplaan. Kell on 7:20, nii et lähme. No nii, Bunnings. Kämpima läinud, kedagi pole siin. Mul ei ole vaja sellist jama. Igal juhul, kui on pühad, pikk püha, mis iganes, siis austraallased lähevad kämpima. Suht kindlalt järve äärde, rannikule, kuhu iganes, nagu enamik inimesed lähevad linnast ära ja nad kämbivad. Nii et me pole ammu teinud seda ja me teeme ka seda täna pärast. Just, nii on. Et see ei ole selline, et meie lähme praegu, vaid see on nagu rahvusvärk, mis on traditsioon. Mis öeldakse selle kohta? See on mingi... Neil nagu on nagu munade pihal koksid mune. Mis ütled selle? On traditsioon. Rahvuslikud eestlaste traditsioon. Komme, tava. Igal juhul see on austraallaste see asi. Ma ei tea selle nimetust. Ma ei maininud, et nagu Easter on sama tähtis, kui on jõulud. Ehk siis näete, isegi koertele on Easteri krõbinad tehtud. Munade püha krõbinad. Osuta ka, meil koeri pole. Nii, no me võime... Meil oli just arutelu, kas meil on üks koorma kate kuuris või ei ole. Me võime osta... Ei, me ei osta nii sama seda. Siis ma ütlen, et on olemas. Otsime... Ei ole, kas Bunnings on kinni? Jah, homme on püha, homme on kinni kõik. No nii, asjad ostetud. Enne oli meil siin väike, praegu ei saa palju veel jagada, aga oli väike draama Soulehega ka. Ja mu nägu on ära nutetud. Ja, Brenda oli siin, mis me teeme siin, kas me teeme nii ja igastahes. Midagi hullu ei ole. Ja midagi hullu ei ole. Lihtsalt jälle mingi välk selgest päevast mingi uudis. Ja siis nüüd Bunningsi müüa. Mina maksin ja siis Brenda filmis teile vist seda veteliseepi. Ja siis Brenda tuli minu kõrvale ja siis müüa oli. Oota, ma tean sind. Siis tulid mul Instagramis ette Reelsis. Kas sa oled seal Centralis ehted? Oh my god, ma tundsin ära su. See oli mul Instagramis. Nii tore. Nii et nüüd Brenda jälle naeratab. Nii et, aga nüüd toidupoodi. Okei. Terve pood on rahvast täis. Isegi see kärurida on siit tühi. Kuigi neid on päris palju siin, aga ikkagi ühesõnaga. Nagu jõuludel vaata. Tuled poodi. Rahvast on rohkem kui inimesi. Rahvast on rohkem kui inimesi, nii palju kohe. Nii öeldakse, sa ei tea või? Meil oli marju vaja. Jaa, sa ei tea või? Rahvast on rohkem kui inimesi. Jaa, see on nagu siuke ütlus. Reaalselt, palun kirjutage, et see on ütlus meile kommentaaridesse, sest muidu Hans ei usu mind. Öeldakse niimoodi, kui on palju rahvast, öeldakse rahvast on rohkem kui inimesi. Sa esimest korda kuuled või? Ei. See päriselt on ütlus, ei mõelnud mina välja. Ma tahaks vaarikaid, ma arvan. Näevad suht ilusad välja ka. Nii, list on meil valmis siin. Hakkame vaatama siis. Reaalselt
Vaadake seda, jõuludel oli viimati siuke teema. Polegi nagu midagi osta ju. Viinamarju ei saa. Õuna ei taha keegi. Meil oli vaja paprikat. Võtad kollase, jah? Püüdsin kinni, ei kukkunud maha. Jaa. Võtan kollase, jah. Jaa, ilus. Vaata, kui ilus roheline see on nagu. Aga see ei ole üldse hea. Roheline paprika on tõesti mõttetu paprika. Mille jaoks on roheline paprika? Punane, super hea. Kollane, veel parem. Roheline, mõttetu. Lähetame tilli. Näete, kuidas meil tilli poes müüakse. Lõpeta ära, meil ei ole tilli. Ants tilli ei saa. Siin ei ole, aga muidu siukse karbi sees on till. Aga väiksesse huulisesse ka ei saa minna, sellepärast et see kinni. Viimane pood praegu, mis lahti on. Nojah, siis oleme ilma tillita. Ma ütlesin Hansule, et meil on kodus sibulad allapoole. Siis ütles, et mida tähendab allapoole. Siis ma ütlesin nagu, et tavaliselt on sibul nii pikk, on ju, aga et nagu umbes siiamaani. Ja siis ta vaatas mind imeliku näoga, siis mul oligi mingi, et mina võtan sibula ja lõikan niimoodi. Ma ei võta siit ühte sibulat välja, lõika ühte sibulat. Ja siis Hans vaatas mind lolli näoga, ehk siis nagu, kas sa ei ole 6 aasta jooksul näinud, kuidas ma sibulat lõikan või? Tundub nii, näeb. Päriselt või? No mina ei tea. Kuidas te teete? Ma väga tahaks teada. Ma tean, et sina, Hans, võtad siit ühe, kui sul on veid sibulat vaja. Sa võtad siit välja. Ja siis on parem. Ja siis sa sööd selle ära. Sa hakkad neid lõikama, siis läheks siis rõvedaks minu arust. Ja mina lihtsalt lasen siit. Ja külmkapis palju parem, kui neid otsi ei ole, vaata. Ei tea, kas peaks siis seda mingit Easteri stuffi ka ostma, mis siin nagu hunnikutes lihtsalt on. Ans, jänest tahad? Jänest tahad? Aga muna? Nii. Me praegu võtame laupäeva hommikusöögiks ja laupäeva lõunasöögiks asju ja siis, reede lõunaks ja laupäeva hommikusöögiks ja reede õhtul teevad Evelin ja Tits süüa ja siis laupäeval vaatame jooksvalt, me tuleme kasse niikuinii toitma. Ja me ju nägime siin vana töökaaslast, nii et siis me siin mingi 20 minutit rääkisime temaga juttu. Ja ühesõnaga, siin on vähe vaiksem, seal taga, teisel pool, seal toimub ikka mingi crazy värk. Ma võtsin siuksed tipid, kas need sobivad? Sobivad, see muideks on ülihea. Spicy jalapeno tipp. Ja nüüd kõige tähtsam. Sukkapüksid. Me pole ostnud mitte kunagi Austraalias sukkapüksi, sest see ei käi, nagu inimesed ei käi sukkapükstega. Ma olen just üllatunud, neid müüakse siin toidupoes. No võt, kuule valik on väga suur, Brenda. On küll, jah. Valik on väga suur. Me hakkame nendega mune tegema. Jah. Sellepärast, et tõesti võimat. Siin ei värvita mune, siin ei ole mingit munavärve või mingit sükst asju. Teeme klassikalist sibulakoortest. Pole mitte kunagi teinud, aga... Küll mõtleme välja. Mõtleme välja, sukkapüksid. Kõmm. Nii et nüüd on meil asjad olemas. Võime minna kämpama. Vaadake, kui kaua me poes olime. Parkla vahepeal tühjaks saanud. No teine pool mitte, aga... Nad enne ei näinud parklut. Kas me ei näidanud või? Aga me ütlesime. Aga kujutage on ette, et see on hästi täis. See oli täis, enne oli täis. Ainult siia saime parkida. Nii, meil on siin eelmisest nädalast veel, mis te nägite eelmises vlogis vist, on marketist mõned lauad ja asjad, laudu meil on vaja kaasa ka võtta. Aga mitte mõlemat nii. Aga äkki jätame 2 igaks juhust, et kunagi ei tea, mis on vaja. Üks lauamängu see ja teine tavaline. No ma ei tea jah. Aga paneme siis siia vahele midagi, sellepärast et see libiseb. Selles mõttes ma mõtlen, toolid me paneme niikuinii alla ju. Et nüüd võivad olla mõlema nii laks-laks. Miks me toolid alla paneme? Asju oleks mugavam panna. Sväegi asjad ei mahu siia muidu ära. Ei no vast... Ma ei tea, tee nii nagu sa tahad teha. Ja. Nii, ma tõin Soolehe poest mõned tühjad karbid kaasa. Ja siia me nurka me oleme ka mõned asjad visanud.
nii et hakkame siis, teeme mingi köögiasjad kokku ja tellisime siis neid telke ja mis see teine asi oli, toole. Siis Hans oli mingi, 10 taola, mingi väike valgusti. Või tähendab valgusti. Ja siis tuli mingi minivalgusti. Mõtle, kui hea see on. Mõtle, käid vetsus, paned swagi, mõnus. Okei, selle on natuke väiksem, kui ma arvasin, et on jah. Olen nõus. Et jah. Nii, siin on meil nüüd köögiasjad. Siin on kõik köögi mingi nõud. Siin on mingid väiksemad köögiasjad. Mingid maitseained, mingid oregaanad võiks ka tegelikult võtta. Ja siia ühte me paneme kuivained. Mina ei tea, kuidas seda nimetada, aga siia siis läheb, see on küünal, mis peletab sääskeemale, kusjuures toimub väga hästi. Nii et mul on neid 2 tükki, panin siis kunagi mingi sooduka kossin, siis võtame paar viirukit, issand, siin vist ei olegi midagi. 2, noh, siis saabki ära kasutada. Võtame viirukeid kaasa, viiruki alus, siis sääsetõrje. Ja ma ei tea, kunagi on need ka kuidagi sooduka kostetud, see ka kaasa siis. Päiksekreem. Ja kuna kõik asjad jäävad niimoodi pagasnikus meile autos niimoodi kõrpidest lahti, siis kõige mugavam viis on panna riided ka siia kastist. Ma viitsin mingi kotti hakata mingi suruma neid või mis iganes. Nii, arvestame sellega siis, et me ikkagi elame sisemaal, eks ole. Siis... Mulle meeldib, et need, kes ei tea seda nalja. No võimalik, et see vlog ei ole väljagi tulnud selleks hetkeks. Podcasti episoodi ei ole välja tulnud selleks hetkeks. No Instas, kui inimesed jälgivad, siis nad ju teavad. Tõsi. Nii et ühesõnaga sukene Insta-nali tead. Igal juhul, mis ma rääkima hakkasin? Me elame sisemaal, mis tähendab seda, et meil on küll sügis, mis tähendab väga head ilma. Sügis ja kevad ongi meil kõige paremad ilmad, siis on sukene 27–33 kraadi, suke keskmine. Ehk siis me siis arvestame sellega, et päeval, kui me oleme kämpimas, siis on 30 kraadi ja õhtul on 14, öösel on 14. Ehk siis tuleb kaasa võtta suveriided ja talveriided. Ja nagu ma näen, see on sul juba siin peaaegu pakitud, et ma hakkan ka ruttu pakkima. Jaa, igal üksune pusera kaasa. Oh, quiet oceans, they kiss your feet. Siin on küll veidike pime, aga hetkel täidame siis see on selline katusealuse raskused, et kui ei peaks näiteks vaiesid saama maha lüüa, siis saame panna oma katusealuse sellega püsti, nii et täidame need ka veega ära siin kodus. No nii, asjad on autos. Autod on ümber liigutatud ja nüüd on tänase õhtusse ainult veel üks asi jäänud, mis tuleb ära teha. Ja selleks tuleb välja valida, millised lauamängud kaasa võtta. Nii, valisime välja Libertalia ja siis klassikaline Carcassonne, klassikaline Catan, Five Crowns ja The Crew. See on meie uus lemmikmäng. See on meie uus, see on selline mõnus lihtne kaardikas. Ja see on mingisugune koostöömäng, mida me ei ole veel kordagi mängida saanud, nii et nüüd on hea aeg, saab rahulikult lugeda juhiseid, istuda kämpimistoolis ja lugeda juhiseid. Nii et pakime need ka ära ja siis saab minna voodisse. Kell on 8:30 hommikul, mina tõusin hästi tugeva peavaluga. Kuna Hansul lennukid lendavad, siis ta on juba üleval smokiga chillivad siin. Ma tulin ka siia ja me nüüd pikutame. Ootan, et mul peavalu üle läheks. Ja siis mingid võime liikuma hakata. Just.
minu peavalu on läinud, kämpimisriided on seljas ja mõned asjad veel autosse ja hakkame liikuma. Me vaatame, mõtleme, et me päris kallaku peale ei jää, sellepärast et Evelin ja Tits on katusetelgiga, nii et nad ei saa nagu autot kallaku peale panna. Mulle tundub, et siin nagu ei ole kallakut, nii et siia nagu põhimõtteliselt saaks. Me tahaks, meil oleks ikkagi natuke järve vaadet. Mis see keegi on põlvelaua? On jah? Seal on ju mega ohtlik on siin ei saa ujuda. Kõik hoiatused asjad on väljas. Kalad on surnud, eks ole. Mis inimestele teeb veel? Eile meil öeldi ka ju, vaata Rachel, mis Rachel, mis ta nimi oli? Charlotte ütles jah. Ma arvan, et see on üsna kallak siin. Või mitte lapik, jah, mitte kallak. Mitte kallak. Mitte kallak. Ma näitan teile, kuidas meie siis kuid rullisime üles siis oma seda katet. Ja tegelikult praegu, mida te nägite, ei olnud ka see, et kuidas tegelikult sväeg üles käib. Muidu on siin voodi pesuasjad on sees, sa keerad selle rulli ja õhtul lähed, keerad rullist lahti, paned need vaiad ja asjad ja sul on voodi valmis on ja. Praegu me tegime esimest korda uue telgiga ja kunagi ära ei lenda. Igal juhul kunagi, kui oli vaja katet rullida kokku, siis meie Hans oli ühel pool, mina olin teisel pool ja siis me hästi vaikselt niimoodi. Siis hakkasime rullima ja nüüd ma nägin häkki. YouTube'is tahtsin teile ka näidata, paned niimoodi pooleks. On näha ka peale minu tagant. Ja siis paned teise korra pooleks ja siis hakkad siit rullima ja saad seda täitsa üksi teha. Ja siis see on sul siia üles rullitud ja siis sa paned selle läbi. Kõmm, svägihäkid. Ja kui me siis, selle saad ka veel rullida, kui tahad ja minna magama. Kui me oleks vaid teadnud, kas sa mäletad, kuidas me rullisime seda lihtsalt iga õhtu. Väga mõnus. Siin on see mingi asi, vaata. Ma loodan, et see läheb õhtuks ära, see kühm siit. Siin on meie telkimisplats, mida te olete juba 10 korda näinud, aga me saime just lõuna söödud ja ma käisin esimest korda siin vetsus ja mõtlesin, ma näitan teile ka. Nii, oleme jõudnud siia vetsualale, ma siit lihtsalt näitan tervet seda ala. See on päris suur kämpimisplats ja see on tasuta, aga siin võib olla 3 päeva. Tegelikult kauem ei või. Aga et inimesed nii-öelda sisse ei koliks ja elama siia ei jääks. Aga põhimõtteliselt siin on siis vetsud. Sellised tavaliselt campsite'idel on. Ütleks, et need on väga korralikud. Ja, me oleme omajagu neid vetse näinud. Sest me kui me vänniga ringi trippisime autoga seal kuskil kokku trippid mingi aasta otsa kindlasti, siis omajagu neid WC-sid ja asju oleme näinud ja ma isegi avastasin, et siin on duširuumid. Aga mingil põhjusel on need eemaldatud siit. Muidu see oleks päris lahe, kui siin nagu reaalselt oleks võimalik ka duši all käia. Tavaliselt nendes kohtades, kus on võimalik duši all käia, need kohad on juba tasulised tavaliselt. Nii et korralikud kraanikausid, isegi paber on olemas, mis ei ole väga tavaline, seep ei ole tühi. Nii et väga, väga korralik on ikka palju hullemaid selles mõttes, et
mitte nagu palju hullem, et see on väga okei. Lihtsalt, et nüüd ei arvaks, et kõik WC-d sellised välja näevad. On väga palju selliseid, kus on must ja kus ei ole kätepaberit ja sellised asjad tuleb ilmselgelt rippides endal kaasa võtta. Aga ma näitan vaadet. Päris ilus on tegelikult siin. Ma lihtsalt mõtlen ja vaatan, et ma olen nii kaua igatsenud kämpimist ja kõike seda. Ja see meie kodust 10 minuti kaugusel. Aga noh, me trippisime ju ja reisisime niimoodi 3 aastat jutti ja siis jäime paikseks ja siis me olime nagu korraga täiega. 2 aastat me ei ole kindlasti kämpinud. Seal on meie kämpimisplats. Nii et päris tore on jälle lihtsalt istuda siin õues, juttu rääkida. Aeg reaalselt seisab. See on kämpimise juures mu lemmikosa või nii-öelda sellise elustiili juures, kui me ka siis reisisime vänniga või noh, samamoodi auto ja telgiga, svägiga, mitte telgiga, siis tegelikult see kulgemine lihtsalt kuidagi hetkes olemine, et nagu me õppisin siis esimest korda elus hetkes olema ja päevad olid ülipikad ja toidu tegemine ei käi siuke siuh-sjauh ruttu midagi valmis, vaid nagu kõik võtab niimoodi mõnusalt aega, pesema minemist ja kõiki siukest asju tuleb planeerida või siis niimoodi rahulikult, et mitte kuhugi ei saa kiirustada. Kõik asjad, et üles panna ja kokku panna võtab aega. Aga noh, kuna tegelikult telgid ja kõik asjad on juba niimoodi tehtud, et see kõik võtaks võimalikult vähe aega, siis see ei ole nagu tüütu. Ma ei tea, miks me nii kaua aega seda teinud ei ole. Aga tore. Tore, me oleme tegelikult 2 aastat või vähemalt aasta oleme rääkinud, et peaks lihtsalt, meil on vaja lihtsalt sväeg ära osta ja siis me saame juba tulla. Et tegelikult ju selle Soulehe jaoks on meil kõik need lauad olemas, katusalune, kõik asjad on olemas. Varem meil oli ka siuke telk või see, mitte telk, vaid see katusalune, mis sa tõmbad autolt välja ja need asjaga nagu mitte sellel autol. Ja see kõik sai maha müüdud, kui me müüsime oma kämpimisasjad maha. Nii, vahepeal on kätte jõudnud õhtu. Teised panevad siin tulukesi üles tähendab, mõtlevad, kuhu neid panna. Ma pesin vahepeal nõud ära. Evelin käis vahepeal kodus ja tõi urri siia. Nii et nad vist kohe jõuavad autost välja ka. Ainult mind on näha siit. Hei, urr! Urr! Ka natuke kardad mind või lihtsalt ei ole huvitav? Noh, seal nad putitavad või midagi tuledega. Okei, seal taga põleb midagi. Nii, meil on siuke, mis kell on 8 õhtul, hetkel olen üksi, kõik on läinud. Teist läks lihtsalt vetsu. Tüdrukud läksid linna urja raviima, sellise kass, keda te nägite enne. Ja mina just tegin, ma võin teile näidata, mina tegin svägis meie voodi just ära, padjad, tekid, nii et mõnus magada seal. Ja meie just mängisime Titsiga Libertaliat, soovitan väga hea lauamäng. Ja nüüd hakkame tegema õhtusööki, mis tuleb vist brokoliini, spargel ja steiki vist teeme, nii et väga värk. Wow, everything. I bought it new from our old couple. So every verb, No pane. every action is Brenda on niimoodi riides. Brenda on nagu Eestis. Ja siis meie kõik oleme niimoodi. Ei no sina Perevägivald ka natukene. Sina ja oled T-särgi ja lüppedega. Eveliinal on pressikas. Ja noh, mul on nagu see ekstreemsus. Ma olen talv. Tegelikult ei ole õues. Brendal hakkab lund kohe sadama. Aga ma lihtsalt proovin mitte külmetada. Just.
mul on väga mõnus. ja täiskasvanulik meist ainuke, jah. Mamma mia. You want to see? This is meat. Oled uhkama pealambi üle, jah? Ei ole või? Tahad teada, kus voodi on või? Seal. Tere hommikust, armsad sõbrad. Kell on 7:54. Keteõnne hommik. Hetkel on imeline päiksetõus. No vaadake, selline imeline päiksetõus. Kõmdi. Ja huvitav on see, et teisel pool, ma ei tea, kus see on, üks hetk, teisel pool on kuu siin endiselt, nii et meil on kuu ja päike korraga, nii et selline huvitav märk. Aga jah, eile õhtul lõpetasime õhtusöögi, kõik oli viimal läbi, läksime magama ja nüüd täna varsti peame käima kodus kassi juures ära, andma talle süüa pluss ravimit ja siis teeme hommikusööki ja siis mina ei tea, chillime ja vaatame, mis toimub. Nii et aga ei, mõnus. Linnud laulavad. Mõnus. Ja tegelikult käib siia peale siuke väike rist, aga unustasin maha selle, nii et ta läheb otse siia peale, vaatame, kas õnnestub. Hans tundsid puudust linnalaulust hommikul. Võib öelda, et mina naudin oma hommikuteed terrassil ja Brenda naudib hommikukohvi voodist. Joon kohvi. Ma ei viitsinud õue minna, siin teki all on palju mõnsu. Sest hommikul on mega värske õues. Minu jaoks veits jahe, Hans istub seal T-särgiga. Väga mõnsu. Nii, ja nüüd me sõidame kodu poole. Lähme anname oma smokikesele süüa. Kell on juba tegelikult palju. 8:40. Arta siis saame pahandada. Smoki on natuke kuri. Ma kaamerast vaatasin, siis ta istus seal magamistoa vaiba peal. Nii et ta ootab süüa ja mõtleb, kus me oleme. Nii et me oleme teel 10 minuti pärast oleme kodus. Oleme tagasi campimissaidil ja mina hakkan tegema meie hommikusööki, mis on siuksed paksud pannkoogid. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies.
I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. With all your sets ready. Nagu vaadake seda tooli. Kui mugav mul voodi all laual on. you have these 7 cards. Foolish life, foolish notions, they cut me down to size. Seal on mingi suurem kamp, me nägime seal tervet siga ka, aga nad just tõid meile taldriku röstitud lammas. Ütlesid, et jagavad nii, et vaadake, kui tore on Austraalias ikka, ilus elu. Nüüd lähevad veiniga tänava, kui maitsev oli. Ja meil oli, mis ikka eestlastel ja ühel itaallasel pakkuda on ja campsite'ilt ikka veini. Nii et me läksime veiniga ja mis sulle Hans öeldi? No alkohol, no alkohol. Ja, no me arvasime ka seda, et arvatavasti sealt Indoneesia kandis need pärit olid. Nii et, aga noh, loeb see, et me läksime pakkuma. Ja sealpool on siis see nii-öelda karavanpark, campsite, mitte karavanpark. Ja siis siinpool on see järv. Me läheme teeme väikese jalutuskäigu. Kell on 6:30 õhtul. Ja see on see järv, kus kohas me seda, kui keegi vlogi on vaadanud, seda Griffith Safarit oleme teinud. Jah, enda emaga käisime siin. Siin on oota, kui emud tulevad, siis mul küll kuhugi joosta ei ole, Hans. Ma ei ole autoga seekord. Kukile ja minekut. No praegu vaatan, see liiv ei olegi nii punane. Või Mõnes kohas on, mõnes kohas ei ole. muld. Hans, arva ära, keda ma teen? Vares. Õige, sinu kord. Ära. Ma juba tean, mis sa teed. Äkki sa pead seisma, sellel on liiga palju energiat vaja. Kokapurra! Mis sa teed nüüd? Kakadu. Õige. Kes veel teevad? Kuku. Kuku. Kägu. Kägu! No, ma võin Eesti linnas olla. Ei, ma mõtlesin, me räägime siin Austraalia lindudest, eks ole. Ma tegin väikse trikiga, mulle öeldi liftlinnud. Või tegelikult ei öeldi midagi. Ütlesid, et ma arvama peaks. Okei, aitab küll. Ma rohkem ei oska selle pärast. Vaadake teda. See on äge või? Kus on alles? Nagu kaelkirjak. See on Griffithi kaelkirjak. Meil ongi Eesti šašlõk. Ja siin on Eesti šašlõk. Äädika on marinaadis šašlõk. Tere hommikust, armsad sõbrad. Nagu näete, oleme kodus. Me tulime lihtsalt tegelikult ühele vennikesele süüa andma ja käisime käppelt pesus ära. Tšausmiku. Nii et ja nüüd kohe liigume tagasi campsite'ile. Siis täna meie jaoks ongi nagu viimane päev, kuigi homme on veel ka püha ja vaba. Aga lähmegi täna Lähme tagasi, sööme hommikusööki, võib-olla teeme midagi seal veel paar asja, aga siis tuleme koju,
Siis hakkame koristama, sest järgmine nädalavahetus me läheme Melbourne'i, nii et me on vaja veits kodu korda saada, sest reede õhtul tulevad inimesed külla, sest et on minu sünnipäev. Või tegelikult laupäeval on mu sünnipäev, aga kuna ma laupäeval lähen Melbourne'i, siis reedel. Nii et võt, nii et täna koristan natukene kodu, paneme asju valmis, võib-olla veel isegi, et me ööseks arvatavasti sinna ei jää, siis võib-olla õhtul lähme tagasi veel nii-öelda kämpima, saame võib-olla mängime mõned lauamängud Evelinitsiga. Nii et siuke plaan on täna, nii et let's go! Nii, meil on nüüd mitmes hommik? Teine, kolmas hommik. Yeah. Ja siis meie naabrid seal, kes eile meile süüa tõid just veel meile süüa. Nii et nad on Malaisiast pärit siis ja see on siis meie hommikusöök. Nii nunnu. Viisin just meie prügi sinna taha ära ja meie laager ongi kokku pandud. Liigume kodu poole ja siis kodus on meil suht palju asjatoimetusi, et siis me otsustasime, et kuna meil on homme ka veel esmaspäeval ka, et pühad ja täna on pühapäev, et siis me otsustasime ikkagi, et pakime täna kokku, saame kodus kõik asjad ära pesta, teha, toimetada ja et homme on siis nagu niisama relax või noh, nipet-näpet peame tööd ka tegema, aga et ei ole seda, et homme siis jookse koju ja korista kõik asjad ära ja siis tee tööd ja siis hakkab nii-öelda nädal niimoodi pihta. Nii et võt. Päris tore oli üle pika aja kämpida. Nüüd hakkame seda tihedamini tegema. Võt. Viimased asjad ja minekut. Me oleme jõudnud otsapidi. Me vahepeal läksime koju, pakkisime asjad, koristasime. 6 tundi. Siis tulime Evelini Titsi juurde. Ma vahepeal rääkisin oma vanematega, otsime lennupeatsid neile ära oktoobriks. Ja hommikul me olime veel campside'il, sõime ja chillisime ja pakkisime asju. Ja nüüd me oleme otsapidi Evelini Titsi juures. Ja siin on chickpea pasta. Nuusuta, Brenda, mis see meenutab sulle? Mida? Ma ei tea, pipralõhna hetkel. Hernesupp. See lõhna nagu herne. Jaa. Piisup. Yeah. Which is, I don't know. Hernesupp, Evelin. Peaaegu.